Nonii, nüüd me läheme, täna on 4. päev ja me läheme nüüd siit hotelli piirkonnast välja, aga me läheme nüüd vasakule poole, mitte paremale poole. Ehk mitte kesklinna, vaid me läheme teisele poole kuskile keskusesse. Nii, nüüd me oleme jälle Välitänaval. Nüüd me läheme hoopis siia poole. Ja kohe on jälle takso platsis. Tahavad pakkuda meile küüti, aga me ei soovi küüti. Mütse ja SIM-kaarte ja päikseprille. Ja kaste on siin jah väga palju. Riideid, mänguasju. Ilusad roosad puud. On jah pisikest sorti kass. Loomi on hästi palju. Me sattusime siis kogemata kuskile kõrval tänavasse, kuhu Andre meid juhtis. Ja seal oligi siis autoparandus, autopesula, midagi Andrel, eks ole. Aga päris huvitav oli näha, kuidas kohalikud seal oma autosid parandavad. Ja tegelikult siis shopping mall, mis me nägime siis eelmine päev, see ei olnudki väga suur. Nägime ka kohalikud tanklad siin. Aga see ongi see shopping mall ja tegelikult jälle turistikas, aga seal leiab kõiki, seal oli suveniire, maiustusi, mütse, puuvilju, kõike. Aga väga paljudes kohtades ei ole jah siis nagu hindu peal ja siis tingimine on jah siuke tavaline kultuur nagu siin. Nii, see on siis 4. päeva õhtusöök. Mul on siin kala, tomatid, köögivilju ja natukene võis tehtud veist. Mis on nagu nii lahe on see, et nad juba teavad, et mida me soovime, et me ei soovi suhkrut, me ei soovi nisu ja siis see üks kokk tegi meile siis seda veist või sees natuke pipraga ja nad juba teavad, et kokasiirot, vett nad toovad ka muidugi alati pudeliga lauda. Vesi on igal pool tasuta, aga kuna nad teavad, et me suhkrukrimpsi ei juua, siis nad toovad meile kuskilt seda siirot, sest et poodides näiteks Coca-Cola siirot saada ei ole. Ja seal ka ei olnud, kus me käisime. Mis sinu toidulaual on? Minul on täna väga tagasihoidlik toit. Ma tunnen, et kõht on alles täis lõunas ja ma võtsin lihtsalt riisi ja juurvilju ja siis siin on natukene kala. Ja. Täna istume väljas. Seal on muideks grill. See on see härra, kes tõi meile kokasiirod ja aitab meile alati. Thank you! Ja seal taga on siis grilli. Andre ka tuleb. Seal siis tehakse kana ja siis nurga taga veel tehakse lammast ja siis sees muidugi on väga suur valik. Täna on grillihad. Šašlõkki või? Šašlõkki. Okei, väga hea. Just see juhtu, kui minule ei tundub, et liha väga ei mahu. Minul ka täna nagu väga ei, aga kuna nad pakkusid, ma võtsin vastu ehk siis šašlõkki ja salati hunnik on ju. Nii et kokasiiroga juba toodi. Nii et hakkame siis sööma head isu ja 4. päev hakkab õhtule jõudma. Kui sul on sünnipäev, siis sulle tullakse sünnipäeva laulu laulma ja tuuakse isegi tort lauda.
ja meil on see laul juba nii meelde jäänud, sellepärast et terve selle meie siinoleku ajal seda sünnipäevalaulu ja pidustust on juba päris paljud külalised kogeda saanud ja meie pealt kuulnud. No nii, ja Miku sai ka oma šašlõki kätte, sest seal oli nii tohutu järjekord, kus oli alati otsas ja seda pidi täiesti nagu ootama, et uus sats valmis saaks, aga tubli Miku. Tahtsid näkku visata, aga see oli õnneks nali. Happy birthday! See on kuidagi... Nagu Veneetsias. Need on mingi Veneetsias. Kaunis. Suvepäev. Ja. Tere, Tiina. Kuidas õõtsupäev? Õõtsupäev, aga me oleme täna tulime Veneetsiasse, meil on selline tore gondolo. Veneetsia. Jaa, Italia ta. Ja meil on väga professionaalne taksojuht siin või noh. Estonia. Tepo läks väga suuremaks. Tšeras! Jah, võtavadki siit teised ja siin toimub disko. Kuulge, aga me võime siin... Guli ram zam zam arabi arabi guli 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 ram zam zam arabi. Emme ja Miku, mis te saite? Näidake. Popcorn. Ja siin ei panda mitte kuhugi soola. Thank you! Siin on laste disko. Või ma ei tea, äkki laste disko juba lõppes. Yeah, comenzó por favor,